osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Tere Kossu sõbrad! Kätte on jõudnud mängumeeste korvpallisaate viimane episood. 49-aastane põhjanaabrist rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala on tulnud Eestisse, et tuua meie korvpalli uut lähenemist ja paremat sünergiat. Kui hästi on soomlane end naabrite juures sisse seadnud, saame kuulda juba saatesarjas 7. osas. ...49-aastasel põhjanaabril Jukka Toijalal Eesti korvpallikoondise peatreeneriks kandideerimise mõte pikka kaalumist ei vajanud. Sel hetkel ma töötasin Soomes Helsingi Basketball Academis ja mul oli 2-aastane leping. Ja kui Eesti korvpalliliit hakkas otsima seda uut peatreeneri ja see info tuli Soome alaliitu kätte ka ja see oli nende peasekreteer Ari Tammivaara, kes siis hakkas ütlema treeneritega, et selline võimalus on olemas ja koos Detmaniga ne arutasivad, et kes võiks olla sellised mehed, kellele seda pakkuda ja mulle see info siis saadeti kätte ja siis hakkasin kandideerima ja mõtlesin, minul on nagu väga suur respekt olnud pikalt ajalt Eesti korvpalli, kui ma ise mängisin ja kui ma olen seda nagu noorte treenerina ja meeste treenerina vaatanud, ma tean, et Eestis korvpall on väga oluline asia ja selles mõttes olin väga huvitatud sest võimalusest. Üks öö läks mööda ja pärast ma olin kindel, et ma tahan seda kandideerida ja siis kindlasti see, et mul on 2-aastane lepingu heas akadeemias ja kõik on nagu hästi, et see oli üks mõte, et kas ma tahan nagu lahkuda või ei. Aga ja, siis ma arvan, et tuli õige otsus. Teeme nii, et meil on kõik mehed ovat nagu siin, okei? Ja siin on nagu everybody's here. Ensimmäinen läheb, hop, tuleb. Catch, go ja teeme seda. Ja teine on siis nii, et kui teeme between the legs ja tagasi. Ja. Esimesena ei ole palli. Esimene ilma, ja. Pikk on olemas. Ja, pikk on olemas siin. Hästi. Ja. Oota. Okay. Early morning. But when you beat this, on 1 ja 2. Se läheb kiiremini. 1 ja 2. Siin on kõik on okei, aga 1, 2 kiiremini. Siin on kõik okei. Ja 1 ja 2. Okei, 1 on okei. Hästi. Okay. Then we go 1, 2, up. But you cannot go 3 meters in front because the big guy is going to smash you after that. Siis tuleb 1, 2. Ylös. Hai. Aivan. Ja läks. Molemmat paremmalle ja vasakule. Siin on. Siis läheb. Op. Hästi. Sininen joone. Ja siin on paremmin jalk ja Kõikide Eesti rahvuskoondise Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril aidanud mängijate kohta on Toijalal oma lugu rääkida. Sten Sokk, professor. Timmu kindlasti, tal on üks kõige parem basketball IQ, kus ma olen näinud, et mängujuht platsil ei ole Euroopas nii palju head mängijad, kui oli 10 aastat tagasi ja Timmu on nagu selline
old school mängujuht, et tal on see arvuti seal pea sisse ja ta teeb õiged otsused ja ma olen saanud treenerina olla teise Soomes olevan mängujuhiga, kello nagu samamoodi on Teemu Rannikku, et ovat nagu sarnased selles mõttes. Gerd Kriisa. Ma arvan, et sel hetkel ta on Burger Kingis söömas hea toitu, aga jah, Ger on esimene sõna, mis tuleb meele on kiire, et kiirmängija ja suure energiaga ja omab hea viisket ja on nagu südamega mängija, et mängib suure südamega ja no on kindlasti noor mängija ja veel on palju mänguaastat ees, et oodame ja loodame, et läheb väga kõrgele tasemele. Kristjan Kullamäe on mõnes mõttes modernne selline tagamängija, et oskab mängida mõlemad platsid, et on mängujuhti platsil ja siis scoring guardina ka ja Kristjanil on see, kui ta on nagu väga pikk tagamängija, nii ta andab juba talle võimaluse mängida natukene seal postis, et tal on rünnakul on erinevad variantid, kuidas skoorida ja nagu kõik meie mängijad, nii noor mees ja veel on nagu potentsiaali ja olen huvitatud näha, et milline see järgmine hooaeg seal ACP-s, kuidas see läheb. Rait Rivalane, no ta mängib praegu seal Rumaanias ja mul on võimalus need mängud vaatada ja toob meele, kui ma seal ise olin treenerina ja tean, et see elu seal Rumaanias ei ole lihtne. Et Laane kohal on, et ta ei karda väljakutseid, et see elu seal Rumaanias ja see korvpall Rumaanias on küll täiesti teistmoodi kui Eestis ja ma arvan, et Laanel on juba mõttes ja ma usun, et tast võiks tulla tulevikus, saab mängida rohkem 5-6 aastat, aga tulevikus võiks olla treener ka. Siim-Margus Post on kirg. Ta on võitleja ja ta nagu vihkab kaotada, et kui me trennis mängime või vaatad tema mänguni, ta tahab kindlasti nagu võitleda iga korda ja mängib nagu suure südamega ka. Tänavusel korvpallihooajal oleme soomlasest treenerit korduvalt kohaliku liiga mänge külastamas näinud, kuid täpsema pildi tasemest annaks taas lätlastega mõõtu võtmine. Ma ei ole täpselt lasenud, aga ma usun, et ma olen olnud sellised 100, mul on olnud võimalus selline 100 mäng peale vaatada ja tänud, et seda on saanud teha, et kahjuks teised pealevaataja teised alates novembrist oleks saanud teha ja kui ma mängud käib vaatamas, ma ei käi vaatamas, et kes võitab või kes skoorib, et mulle see on rohkem selline, et ma käin vaatamas mängijaid ja mõtlen seda samal, et okei, et ma näen meistriliiga taseme mäng, ma mõtlen, et kas see mängija oskab teha need asjad, kus see praegu oskab teha meistriliigas, kas ta oskab teha need samad asjad, kui läheme kõrgemale tasemele, räägime koondise tasemest ja räägime nagu Euroopa tipptasemest. Mulle väga tähtis asi on, et kuidas ta nagu kaitses oskab asju teha ja üks kõige tähtsam on, et kuidas tema kehakeel on, kui kõige läheb hästi ja milline inimene on, et see andab mulle nagu infot sest, et kuidas ta kohtub erinevaid asjoid nagu, mis juhtub korvpallis, et kõige ei alati lähe hästi, et kuidas see mängija siis tegeleb. No meil on üks võistkond, kes mängib seal ühisliigas VDP-s ja kindlasti on mänginud päris hästi, kui saab see terve võistkonna kokku ja siis teised tulevad natukene seal hiljem ja ma arvan, et tulevikus peaks olla küll rohkem kui 7 võistkonna, et peaks olla 8-10 või see, et sel hooajal me ei saanud mängida need Läti mängu, et ma arvan, et järgmine hooaeg annab mulle ka nagu parema
pildi, sest et milline see liiga siis on. Et see on olnud väga keeruline aasta ja väga keeruline hooaeg klubidele, et ma arvan, et järgmine hooaeg näitab mulle, sest milline see liiga täpselt on. Post, face up, okei. Kõik siia, okei. Ensimmäinen läheb. Stop siin, okei. Face up, okei, kui saab palli, aga ensimmäinen on like quick, jah. This is really like a difficult move because you jookset liiga. Siis peaks rip through. Teiselt poolelt korvi on ensimmäinen. Teine on, kui sa püüad, hop, lähed keskelle. Ja kolmas on samamoodi, aga kui sa tuled keskelle, ai, kurat, see on. Kuidas see on? Sisemine. Niimoodi, jah. Ja läks. Oota siin, hei. Kui ma panen sen söötön siitä, okei? Mulla on. When the ball is flying, I'm also flying. Not so that I pass the ball, I stand up and then I go. So I pass and I go position low. Euroopa meistrivõistlustele pääs on treenerina Toijale üks seniseid suurimaid saavutusi, kuid loodetavasti on see alles millegi suurema algus. No ma arvan, et see oli väga oluline, et me saime sinne EM-ile, et see meil on, kui me vaatame Euroopa tasemel, niin meil on üks kõige noorem või juba kõige noorim koondis. Ja selles mõttes oli väga oluline, et nüüd me saame uusi kogemusi mõnele mängijale, sest et milline see Euroopa nagu tipptaseme on. Ja kui sa ei kunagi need mene mängima, niin sa ei täpselt seda aru. Et selles mõttes oli väga tähtis. Ja okei, 1,5 aastat nendele meie noorile mängijale on väga pikk aeg. Ja järgmine hooaeg on väga tähtis, et kus mängid, millises roolis ja kui sa nagu ise saad ja et kuidas sa nagu areneb ja potentsiaali on olemas, aga ma usun, et need 22 EM-id ei ole tema võistkonna nagu last dance, et need võimalusi tuleb tulevikus rohkem ja rohkem, aga seal võiks olla 2-3 mängija, kes on olnud varem EM-il, teised ei ole olnud, et selles mõttes siis tuleb uus kogemus, aga me kindlasti juba sel hetkel ütleme nii, et me ei siia mene vaatama. Me läheme sinne võistlema ja läheme kindlasti nagu võitma mängu, aga see ei ole meie viimane chance. Mullist see olukord ja need kõik nagu raskused, kus siin oli COVID-i ja vigastustega, nii see tunne oli karm ja me mõtlesime, et kas me saame meie paremad mängijad kokku seal veebruaris ja kui me saame, nii meil on kindlasti võimalus ja nii näitsimegi, et kindlasti olime veel vaja mõned põhimängijad, aga meil oli hea võistkond seal veebruaris. Ei oska öelda, et nii ei olnud novembris, aga see olukord oli keeruline küll. Kindlasti see on top 3, et kas oli top 1, võib-olla et oli, aga klubi tasemel ma arvan, et kui me Katajaga olime seal Euro Challenge'is ja saime top 8 parema võistkonna hulka, nii see oli üks selline, et me juba võitsime Pinar Karsiaka ja Karsiaka oli praegusel hetkel oli number 1 Turgis ja võitsime Prantsusmaa võistkonnad, et see oli kindlasti üks väga nagu hea hetk aga loodame, et tulevikus tuleb need top 3 momendid rohkem.
novembris pärast suveperiood niin tunsi ise ka, et okei, et kuidas nüüd need trennid lähevad ja kuidas see nagu mängu juhtimine ja kõik, et see oli nagu uus asia minule ka. Aga tulevikus, kui me mõtleme, meil on suvel olemas plaanid mingid sõbramängud mängida ja siis juba hakkab MM kvalifikatsioonid novembris, on veebruaris, on juba juunis, siis on juba augustis, enne kui me sinna EM-ile saame. Et selles mõttes nii tulevikus need mängu on rohkem, et see paus ei ole nii pikk. Aga teine on siis see nagu saalis trenni tegemine, nii mul on hea koostöö Audentesega, et ma käin seal, kui on võimalik, nii käin tegemas trenni, et saa nagu seda teha selles moodis ka. Ma tahan nagu mängijatega luua hea suhe, et me saame suhtleda nagu ei ainult korvpallist, aga kui nendel tekib mingid probleemid, niin need teavad, et olen nende jaoks olemas, et võtavad kontakti ja siis anname abi. So if you hit the ball like this, sina kaitset ja mina ründan. Okei, ja tahame saada palli siin, okei, low posti, siis tule ja võtta kontakti minule. Okei, we played 1-on-1 here, I try to get it. Aga kui sa vead, when you play really good defense, I can't get the ball. Yes, sa oled viskanud palli ära. Flassi, high posti, okei, siis kui ma ei saa 1-2, ma oskan kasutada seda võimalust ka, okei. No klubitreener ja kondisetreener on erineva, et nagu me juba varem natukenest rääkisime, et klubitreener on iga nädal on 1 või 2 mängu ja see on eri moodi ja võib-olla, et sa kaadad 3 mängu, sa ei rohkem ole klubitreener, et kondises mängud on 4-5 korda, 4 korda aastas maks ja see on eri moodi, et klubi tasemel on kindlasti see, et kui sa kaotad, niin sinne peaks ootama seda järgmist mängu nagu 3-4 kuud, et selles mõttes see võimalus nagu uuesti teha mäng nii on lihtsam, no vaatame, ma olen nüüd olnud töötanud 1,5 aastat kondisetreenerina ja varem olin juba 10 aastat klubis tööle aga sel hetkel see mulle meeldib küll ka. 45, I said 45, but think how are you open and how you can catch the ball. This is not the best way, right? So you should either be ready to do it like this or you're coming like this, but you have to be ready when you catch the ball. Don't waste any time. Jarkko valmis? Jah. Hästi. Veidekas Rain Veidemann on tark, kogenud mees, teab nagu, kuidas seda mängu teha, oskab ka nagu mängida see mängu juhiplatsil ning scoring guardina ja annab nagu võimalust selles mõttes võistkonnale kasutada erinevas roolis. Kapten on spetsialist, et võistkonna vajab sellised mängijad, kes tegevad seda must tööd kaitses ja tal oli väga tähtis roll meie 2 Põhja-Makedoonia mängus seda Dimitrievits ja kaitseda ja tegi väga suure töö, ja positiivne inimene ja selles mõttes nagu hea võistkonnmängija. Martin Paasoja ma kohtusin, kui ma olin Rumaanias Steaua treener ja ta mängib sel hetkel Craiovas ja mulle meeldib, kui nagu füüsiline ta oli sel hooajal ja kindlasti ta oli nagu rünnakul oli hea hooaeg talle ka ja eelmisel suvel tal oli mingid vigastused, aga positiivne inimene ja tahab kindlasti nagu kõrgemale tasemele ka mängida, kui praegu on. Robert Valge on noor mees, kes on nagu scorer's mind, et viskaja mentaliteet ja sellise mängijaid meil ei nii palju Eestis praegu ole, et omab nagu
head võimalused kasutada erinevaid screen'i ja tulla ja viskada nagu või juba kasutada põrgendust ja aga jah, noor mees ka, et tulevik näitab, et kuhu tasemele ta saab. Märt Rosenthal oli meile väga tähtis mängija Permis ja ma arvan, et oli suur üllatus Põhja-Makedoonialle, et ma arvan, et need ei teadnud, kes on Märt Rosenthal. Praegu teadvad küll. Ja teine nagu võistkonnale selline spetsialist, kes on lihtne panna kaitsema seda teise võistkonna põhimängija ja tegib suurepärase töö Põhja-Makedoonia mängus ja oskab ka rünnakul, kui on vaba, nii viskab sisse, et selles mõttes on nagu monialane mängija. Seniste treeneriaastate jooksul on soomlane pidanud nii mõnegi pakkumise juba ka tagasi lükkama, mis näitab, et põhjanaabrite treenerid on Euroopas ajapikku hinda tõusnud. Soomes kindlasti 2-3 korda, kui oled vaja uut lepingu teha, nii on olnud. Aga üks korda oli pakkumine Rootsist, oli Solnast, aga sel hetkel tundub, et see Kadaja pakkumine oli parem ja teine korda oli Bakken-Bearsist ka, aga need on rasked otsused, et kui on nii hea, et on 2-3 head pakkumist, nii see on raske mõtleda, et mis see parem on. Aga jah, et siin välismaale saamine soomalaisele treenerile ei ole lihtne, nagu eestilased ka. Et selles mõttes et aga ei tule, nii oli väga raske otsus. See oli 2006 kuni 2010, kui Soome see koolitussüsteemi nagu pandi uude moodi ja pärast seda nagu ma arvan, et treenerite taseme läks kõrgemale ja kõrgemale ja kindlasti on olnud niimoodi ka, et seal on olnud juba varem on olnud Henrik ja Detman ja Tammivaara, kes töötasivad Saksamaal ja võtsivad nagu abitreeneriks soomalaise kaasa ja siis nimed on nagu seal juba teadetud. Et selles mõttes on olnud lihtsam ja praegu ongi väga hea, et on Saksamaal on Iisalo vennad ja Prantsusmaal on Lassi Tuavi, kes ovat nagu Strasbourg ja Karlsheim väga kõrgel tasemel ja Austrias on Saksamaa esiliigas edasi, et ma arvan, et juba 10 treeneri on nagu välismaal sel hetkel ja see on väga palju. Teeme järgmise. Nii et jalg siin. Same thing. If I dribble this side, over the shoulder, to the corner. Okay. Siis olemme siin. Okay. Over the shoulder, pass is coming to the corner. Now, same thing. When you catch the ball, you have your legs ready, you have your face ready to the basket. When you have that ready, you can start to read the defense. Is he late or no? But if you catch the ball and you need to start to make these kind of moves, you didn't get the shot. So when I run, I'm ready. Ball is coming. I got the ball. I have everything ready. I can see late, no, shot. Penetrate. 2 põrgendust, jah? Noh, 2? Okei, aga kuidas sinu sööt? Kas see on sulle raske sööt või ei? Jaa, oskad? Ma luulsin, et sa oled ainult viskaja. Lähed. Hop. Hästi. Ja valmis. Jaa, väga hea. Võrdluses põhjanaabritega oleme peatreeneri hinnangul sarnasemad, kui ise arvatagi oskame. Seda nii rahvusliku kui ka korvpalli poole pealt. Eesti inimesest, kui hakkame rääkima, nii mul on olnud juba sõbrad Eestis, et tunnen küll Eesti inimest ja kindlasti see, et Eestist on olnud väga palju treenereid Soomes ja siis oleme saaneet nende tööst ja nende nagu mentaliteedist juba aru, et millised asjad ovat natukene erinevad Soome, kui vaatame Soome. Aga
et kindlasti tuleb üllatusi ja tuleb nagu, kui sa elad siin ja hakkab nagu inimestega suhtlema, niin siis sa õpid iga päev uut asja ja see, et kui sa vaatad sealt teiselt poolelt Soome lahte, niin kindlasti sul on olemas omad arvamused, aga kui sa siin oled, niin siis saad aru, et mis see täpselt on. Korvpall on korvpall nagu taktiliselt ja tehniliselt poolelt, aga inimesed on natukene erinevad, ja see ühiskond on ka erineva, et nagu sporti poolest, et ma arvan, et sel ajal, kui mina ise mängisin, nii Eesti oli natukene parem kui Soome, aga ma ei tea, mis täpselt juhtus siin 2000 aastal, aga see Soomest ma tean, et inimesed hakkasivat tegema seda treenerite koolitust ja noortekoondise programmi nagu paremini ja siis näitab, et 2010 aastal Soome on teinud paremini kui Eesti, aga ma usun, et praegu meil on noored mehed ja oodame ja loodame, et esmaseks saame Soome kinni ja siis läheme edasi. Meil, ma arvan, et molemmil on olemas see historia Venemaa ka, aga see, et me oleme lahkunud Venemaast nii palju varem, niin meil on nagu riikina, ma arvan, et on juba olemas selline identiteet pikemalt ajalt ja Eesti kindlasti nagu veel on tehnyt ja tegeb nagu seda ja hakkab mõtlema seda, et milline see oma identiteet on riiki tasemel, aga sporti tasemel ka, et kui ma mõtlen korvpalli, niin veel näemme need asjad, mis on tulnud nagu Venemaalt, mis on tehtud Venemaa stiilil varem ja nüüd hakkame mõtlema rohkem seda, et milline see Eesti korvpall on ja milline see Eesti inimene on ja ma arvan, et see areneb sest aasta-aastalt. Piirangud on nii karmivad, et ei ole olnud võimalust käia, et ma olen käinud ema juures jõuluajal aga ei ole sel hetkel see on, kui hakkab normaalaeg, ma arvan, et see on lihtne on. Tallinnast Helsingis on 2 tundi selle Tallinkil sõiduda, et see ei ole midagi nagu sellist hullup, et võiks nädalavahetus käia Soomes ja tulla tagasi, et see on väga lihtne. See oli 97 ja sel hetkel ei olnud Skype'i või ei olnud telefoni, et see oli, kojus oli ainult telefoni ja see, seal oli erinevad nagu süüd, et kuidas see nagu tundus nagu nii raskelt, et see, ma arvan, et see, kui ma saisin seda uuesti mõtleda, nii ma ei olisi koju minnud, et peaks nagu mul oli võimalus juba järgmisel hooajal seal mängida, aga tahaksin tulla koju sel hetkel. Et see oli vale otsus. Henri Dern, räpper, Eesti räpper, ma ei tea, positiivne inimene ja mul on nagu hea suhe temaga, et temaga on lihtne minu suhelda ja kindlasti kõik rääkivad tema potentsiaalist ja potentsiaali kõik me teame. Ja mul on hea meel, et sel hooajal tal on olnud Jasmin Repesa, see klubi treener ja näeme, et Henri on saanud talt mõned erinevad asjad ja arendunud selles mõttes nagu võistkonnamängijana ja tulevikku näitab, et kui kõrgele ta ka saab. Sander Aiest suvel, kui me mängisime Leedu ja Lätiga, nii ma ütlesin pärast mängu, et ta on meie selline X-faktor, et tegeb mõned sellised asjad, sa ei statsist näe, et kaitseb hästi, võtab ne rünnaklaua-pallid korvile, võtab kontakti, võtab viga ära ja saab kaitseda 1-4
mänguplatsi, mis on väga nagu tähtis modernis basketballis, et saad korvpallis, modernis korvpallis, et saad teha vahetukset kaitses ja nii edasi, et loodame, et saab suurema rolli tulevikus Baskonias, et sel hooajal on mänguminutid on jäänud väheseks. Jaan Puidet on selline mitmekulgne mängija, et suvel juba kui me teeme trenni, niin ta oskab mängida mängujuhist sinne juba power forwardi positioni, et mängib suvel, ma arvan, 4 eri platsi, et oskab natukene kasutada või teha seda kattet ja selles mõttes nagu füüsiline mängija ja ma arvan, et sel hooajal on natukene arendanud seda oma 3.5 ka, et annab võimalusi. Tanel Kurbas on üks meie kõige kogenemast mehest, juba oli 2015 EM-il ja kahjuks tal on olnud sel hooajal palju väikeid vigastusi aga väga rahulik, väga kogenud mängija, kes teadab täpselt, mis ta oskab teha ja mis ta ei oskab teha ja selles mõttes nagu lihtne panna teda platsile, et tead küll, mis siis juhtub, kui ta mängib. Simon Sutt on ka Raplas on olnud mitmekuldne mängija selles mõttes, et ta on, kui nende oli vaja seda mängujuhti, nii ta juba mängib mängujuhi platsil aga ma arvan, et Simonin peaks ise ka nagu mõtlema see, et millal platsil ta nagu tulevikus on see põhitegija aga ma arvan, et on väga kasulik mees kasutada mõnel eri mänguplatsil küll. Janari Jõesaar, teine soomlane on koondises. Ta on sündinud ka Jaanis, aga ma arvan, et minu eesti keel läheb natukene paremalt kui Janari soome keel, et ta ei oska üldse soome keelt rääkida. Janar on hea või juba kõige parem rünnaklauamängija, mis ma olen näinud ja võtab vabad visked ja kaitseb ja teeb sellist must tööd ka, et 27 või 28 aastane võime rääkida, et on kogenud mees, aga ma usun, et on veel 5, 6, 7, 8 aastat ees, kui püsib tervena. Endise mängumehena tuntud koondise peatreener on säilitanud mängija karjääris tugeva treeningrutiini, mis hoiab meele terava ning vaimu värske. Ma ärkan hommikul 8:30 kuni 9. Et siis ma armastan kohvi, et peaks võtta 2-3 tassi kohvi ja siis juba sõidun sinna Eesti Korvpalliliidu kontorisse ja mul on oma tuba siin, et selles mõttes on nagu lihtsam olla, et ei ole need COVID reeglid ja kõik on nagu korras ja päev on normaalpäev on, et plaanime erinevad asjad, et kindlasti sel hetkel nagu suve plaanimine, see meestekoondise ja laagrit ja korvpallokodu ja ikka ka nagu noortekoondise. Ja kui kell tuleb 4, nii 5 korda nädalas tahan teha väike trenni, et kui on kevad, nii võiks minna öös jooksma, aga mulle meeldib teha see trenni siin jõusaalil ka. Ja õhtul, kui on Tallinnas on mängud, nii tahaks käia vaatamas meistriliiga mängu või siis ja õhtul on veel, mul on kodus on selline süsteemi, et ma näen juba igalt poolelt Euroopast ja juba USA-st need mängud, et ma saan jälgida meie koondise mängijaid. Siin on nagu normaalpäev. Kindlasti iga päev on eri asjad, mis juhtub. Ma hakkasin tegema septembris B1 tasemet eesti keele õppimist ja saime teha seda kontaktõppes detsembri ja pärast seda hakkasin tegema edasi B2 tasemet ja see on olnud Zoomis ja see on väga raske Zoomis õppida. Aga mul on nüüd olnud aega seda teha ja 2-3 korda nädalas ja ma arvan, et ma saan aru palju paremini, kui ma räägin, aga
teine on see, et praegu iga päev ma õpin, et kontoris kõik inimesed räägivad mulle ainult eesti keelt ja mulle soomalaisena see ei ole nii raske, et usun, et suvel oskan taas paremini. Mul on uus puusa ja tahaks et ei tule liiga palju kilo, et see uus puusa toimib sel hetkel töötab väga hästi, et see on üks asi ja ma mõtlen treenerina, et kui sa ise oled heas vormis, nii ma arvan, et on see mõtlemisprotsess ja kõik läheb paremini, et selles mõttes tahan küll trenni teha. Tahan joosta küll, et mul on, ma ei tea, kas ma julge seda öelda, et tahaksin 2000 kilomeetri sel aastal joosta ja rohkem see lindi peal selles mõttes, et see puusa ei viitsi testida, et kas see seal asfaldil läheb hästi või ei, et esimeseks teen sellise 5 kilomeetri lindi peal, siis teen erinevad masiinad siin, ma arvan, et selline 20-30 minuti ja siis on rohkem veel 5 kilomeetri, et siin on 1,5 tundi 5 korda nädalas, nii ma arvan, et see on piisavalt. No kui me räägime Martin Dorpegist, Simsadri Vene on meie L-kapitaan number 1 ja Martin Dorpeg on L-kapitaan number 2, selles mõttes, et Vene oli vigastatud kahjuks siin järgmises 2 aknas ja on selline tark, vaikne mees, aga juhib nende oma eesmärgi ka, et kuidas ta seal mänguplatsil tegeleb ja on kindlasti üks neist mehest, kes on mänginud nii pikal ajal kõrgel tasemel, et teadab täpselt, kuidas seda kõrgel tasemel mängida ka. Kaspar Treier on sel hooajal esimene hooaeg Serie A-s ja on mänginud väga tugev mängud ja väga tugeva hooaeg, kahjuks tal on olnud probleemi see Covidi ja vigastustega, et ma arvan, et järgmine hooaeg läheb veel paremini. Saame kasutada teda ning korvi all, kui et tal on hea 3,5, et selles mõttes on väga kasulik mängija, et võib-olla tulevikus, et mõtleme, et kas ta mängib meil rohkem 3 või 4, et tulevik näitab. Michal Kirves on kas see on õige eestiks tööhobune? Et kui sa viskad palli, nii Mikkel on seal, et Mikkel on iga korda seal, mis see palli on ja suvel ma arvan, et ta tegi kõige rohkem trenni, et ta oli seal esimene ja ta oli viimane, kes läks saalist ära, et Mikkelil on ka, et kuidas teda kasutada, et tal on võimalus mängida erinevad mänguplatsid aga väga töökas mees. Gregor Hermet, meil on väga palju samal platsil mängijaid, aga Gregor mängib kindlasti see kõige parema mäng meiega oli seal esimene mäng, mis oligi tähtis mäng Põhja-Makedoonias ja ta on näitanud seda, et tal on võimalus järgmisel tasemel mängida ja sel hooajal ka, et kahjuks tal on olnud ka probleemid Covidi ja vigastustega, et see läbimurd on veel ootab, ma usun, et järgmisel hooajal nii käib, kui sa oled terve ja hea viskaja ja oskab seal postis ka, kui on võimalik nii teha korvid. Eesti korvpalli hetkeseisuga on põhjanaaber suuresti rahul, kuid kindlasti on kohti, kus saame kõvasti juurde panna. Ütleme nii, et mul oli võimalik käia külastamas need noorte klubid ja kindlasti eri klubis on olemas eri moodid, et mis on väike klubi, mis on natukene suurem klubi, aga ma arvan, et kõige tähtsam asi on see, et kõik treenerid tegevad südamega seda tööd ja minu jaoks näitab, et see, kui räägime noorte korvpallist 7–14 aastased, nii meil on väga head treenerid, aga see järgmine taseme, et kui me hakkame mõtlema 14–22 aastast treenimisest, nii ma arvan, et siin on veel
arendumisruumi. Et aga nii ongi, et korvpall läheb edasi iga aasta ja peaks nagu ise seda oma tööd ka nagu arendada ja õppida uusi asju. No mulle on olnud väga lihtne selles mõttes, et uksed on olnud avatud ja inimesed, ma arvan, et see, et peatreener külastab, nii on uus asja ja on olnud nagu väga tore kohtuda eri inimesed ja ma usun, et meie suhe nagu klubidega on olemas ja tahaks, et seda nagu järgmisel hooajal ka. See, kuidas klubid asju tegelevad, nii on väga tähtis Eesti korvpallile ja ma arvan, et alaliidu üks põhitöö on nendele anda seda tugi, et kuidas seda klubi arendada ka. Mängime 2-2. Nii, et esimene drilli on, et teeme seda nagu rünnak on keskel. It means that first of all, if it's passive defense, kes on pikk, what is important for you? To see the guy that I'm defending and to move. No, I'm talking about offense first. Mis on sulle nagu kõige tähtsam asia, kui seal on passiivine kaitse, sinu mees ootab siin, mis on sulle tähtsam? Ja, set a good screen, kasuta hea screeni. Selles mõttes, et it doesn't make a sense to just fake the screen and slip because there is any way the defense is waiting. So then it's very important. It means that lock the screen, okay? Set and lock the screen. You can count in your head. Stop, Elad. Uuesti. Shoulder to shoulder, shoulder to Kevin. Kevin, there is no, hey, this is the difference. Kevin making a good screen. But you're using it like this. No, you're using it here. Okay. When it's a passive defense, there is no room for him to break it. Okay. You try to break it, but you use it so that now he's stuck and now you have the advance. But if you give him this gap, go again. If you give him this gap like here, okay, no advance. Passive defense, use the shoulder. Eikä külje peale. No parem. Maik-Kalev Kotsar. Ma arvan, et see pikaaegane töö nüüd annab tasu. Et hea eesmärk, sest et võtta nagu iga hooaeg korraks ja siis võtta järgmine step. Et ma usun, et Eurocup või Euroliiga taseme, kui on juba järgmisel hooajal või ülejärgmisel hooajal, et olen suhtlenud mõnide eri treenereidega ja kõik nagu vaatavad kindlasti sel hetkel teda aga mul on hea meel, et ta tegi õige otsuse, et tal on olnud hea hooaeg seal Hamburis ja hea treener ja kõik on nagu lähtunud hästi, et näitab seda, et kui tähtis see on, et see valik, et kuhu sa mined ja rahul mees, töökas mees ja usun, et mängib kindlasti seal kõige kõrgemal tasemel Euroopas ja mängib hästi. Rauno Nurger ma kohtusin esimest korda Hispaanias, kui ta mängib seal esiliigas ja esimene korda, kui sa kohtud Raunoni, sul tuleb hea meel, väga positiivne inimene ja Rauno ei kunagi midagi kurda ja ta teeb täpselt seda tööd, kui sa talt küsid ja ma arvan, et tal on ka võimalik võtta juba järgmine steppi, et sel hooajal on olnud head mängud, on olnud ei nii head mängud ka, aga ma arvan, et on näitanud, et võib mängida kõrgemal tasemel, kui oli see Hispaania esiliiga ja loodame ja näeme, et kuidas tulevikus käib. Kristjan Kitsing on üks kõige parem viskaja nagu pikkast, kus ma olen näinud ja kindlasti tuleb meele see Itaalia mäng siin veebruaris ja ta on varem juba näitanud Serbia ja need mängud, et ta oskab viskada ja kahjuks tal ka on olnud sel hooajal seal rüdasis vigastusi ja selles mõttes see hooaeg jääb natukene nagu kehvamaks, kui ma arvan, et ta ise oli valmis tegema, et
aga ta ei ole vana mees, ta on noor mees, et tal on veel ka rohkem need head mänguaastad ees ja loodame, et tulevikus püsib tervena ja viskab rohkem siis. Pedagoogiharidusega Jukka Toijala naudib korvpallitreeneri ametit täiel rinnal ning näeb end seda tööd tegemas veel pikka aega. Noorena ma tahaksin olla president, aga ja, ma õppisin Joensuu ülikoolis õpetajaks ja paberid on käes, aga kunagi ei ole õpetajana töötanud, aga see võiks olla üks võimalus, et kui treeneriks tahaks, nii võiks olla õpetaja keskkoolis. Minu kodilinnas Kouvolas näiteks. Aga sel hetkel ma usun, et seda õpetajatööd ma ei tule kunagi tegema. Et ma loodan, et saan see sportialas ja korvpallis olla tööl veel mõned aastad. Kas sa oskad ise öelda teise ameti, kus on noored, väga motiveeritud inimesed, kes tulevad iga päev ja tahavad uut õppida? Et see on minu jaoks nagu selline amet, et kui sul on sellised inimesed iga päev siin kõrval, nii see on lihtne teha tööd, et ma ei mõtle, et see on töö, et see on olnud huvi, hobi ja kõik nagu segasi. Ja siis veel see, et kui sa näed, et sa oskad anda nendele nagu abi, et võtavad järgmise steppi, nii see on väga nagu see meeldib küll. Kui treener ise hakkab mõtlema, et ta on nagu valmis, nii see ongi siin, et kindlasti korvpall areneb, igal poolel Euroopa läheb nagu kõrgemale ja kõrgemale tasemele ja samal ajal nagu treeneri peaks ise areneda ka, et ma ei usu, et treener on nagu kunagi valmis, et peaks vaatama, peaks mõtlema, peaks suhtlema korvpallist ja mõtlema erinevad asjad, et see treener, kus ma olin 5 aastat tagasi, nii ei olnud hea treener. Praegu ma arvan, et samas mõttes, kui me vaatan praegusest hetke 5 aasta pärast, nii mõtlen, et kuidas sa nagu niimoodi tekisid, aga see on meie elu, see on treeneri elu. 58-aastane treener ei ole veel vana. Et kui sa vaatad Euroliiga, vaatad ülikooli treenerid, seal on väga vanad ja kõik need treenerid, et kindlasti usun, et kui kõik läheb hästi, nii saad teha tööd treenerina, aga kus? See on väga raske öelda. Eestis? Miks mitte? Eestis? Ei, mulle meeldib Eesti. Mul on palju sõbrad olnud varem siin ja Tallinn on ilus linn ja siis Eestis on mõned ilusad platsid, on Saaremaad ja Pärnud ja erinevad linnad, kus on hea külastada küll. No ma usun, et unistused on olemas, et kui saab sinna Eurocupi või Euroliiga tasemele, nii kindlasti see on nagu üks selline unistus, aga abitreener või peatreener või ei ole, seda mul ei ole, et ma olen töötanud mõlemas roolis aga olen ka õppinud seda, et liiga palju pikalt ei viitsi vaatada, et unistus peaks olla ja nii ongi, aga on parem, et elad nagu seda üht tööd ja teed seda tööd nii hästi kui oskad ja siis järgmised stepid tulevad, kui nii see aeg on. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Kätte on jõudnud kauaoodatud 5- tšempionaadi finaalmäng, kui 8 osalejast on 2 kõige kõvemat viskemeest ennast finaali välja mänginud. Kes kroonitakse võitjaks, kas Egert Haller või Sven Kaldre? Kelle närvid paremini vastu peavad ja kumb meestest võtab endaga kaasa 350 € eest Sportlandi krediiti?
Rapla versus Rakvere, Kaldre versus Haller. Kumb on parem snaiper ja kes kroonitakse 5- tšempioniks? Sven, kõigepealt sina siia teekond finaali oli ütleme nii konarlik. Kõigepealt veerandfinaalis kindlalt Robin Kivi 5-1 ja siis väga tasavägises poolfinaalis Robert Valge 5-4. Mida oodata tänasest finaalist Egerti vastu? No ma arvan, et üks kõva andmine tuleb, et õnneks Robert heas mõttes küttis mullesse ja ma arvan, et ma olen selleks valmis. Egert, sinu teekond siia mõlemas voorus tulid välja kaotusseisust 2-4 ja võitsid siis mõlemad seeriad 5-4. No täna ilmselt tahaks vähema närvikõdiga hakkama saada. Tahaks loota, aga ma arvan, et lihtsam kindlasti olema ei saa, et nii palju, kui ma siin bossilt juba kuulsin, siis Sven oli siin korralikult kotti vähend, et eks ole näha, ma arvan, et tuleb hea finaal. Ega siis midagi, paneme finaali käima ja selgitame välja parima mängumehe. 1, 2, 3. Mul kõik korraka olnud. No nii. Hea mänguks. Ai ei, ma olen kõik mängud sealt alustanud. Kõrgem. 1-0. Ai. Top of the key. Oota korra. Mida ma ootan? Okei. Vaatame, kas kaugemalt ka viskada. Ja mulle meeldib see, siin on hea kaugus. Mulle ka. Ma arvan, sa mängus siit nurgast väga ei pane. Mul seal on jah. Siia võib sind mul on kõik protsente vaadates, mul on kõik kohad kehvad, nii et. Opa! Nurk on jah, Ahilluse see kand nõrk koht. Ei pane, jah. Ja. 2-2 jah? Ma olen ikka siia. Teeme nüüd siis natuke väljapool. No. Pean natuke rütmi sul sassi lööma. Ai, vajus sisse. Kas tavaline või kaugemalt? Ei pane sealt, kus nägid. Tule lähemale. Pane kolmene. Tavaline kolmene. Pane nii, nagu mugav on. Tahaks ka kohta valida. Nii on igav. Saadki minu järele alati kohe võtta. See oli siuke kahtlane juba veits. See oli tasu 4. mulle teha, sa kuulsid, mis 2 eelmise vennaga juhtus, kes mulle 4. tegid. Nägid? Mõistlik. Oi. Et see valu, see tegi haiget, ma tean. See tegi haiget. 3-3, jah. Praegu veel on, jah? 3-3. Neli kolm. Kuidas see reegel oli, viimane on Saku pealt või? Ikka. No proovime, ma ei tea, kas ma nii kaugelt välja viskan. Võiks olla. Lühike. Vaata ära nüüd. Vaata, sa just nagu seda viseb mööda ja pane nüüd. Opa, nii. Ma sain teada, kuidas käib. Nii, eelmine oli natuke lühike. Ma olen siin valmis, kui sa selle mööda keeritad. Seda. On närvi. Paneb järgi. On närvi siin. On tunda seda. Peaks olema uuesti. No, väga hea.
ei ole. Hea töö. Hästi. Mul on auväärt teise koha puhul. Sain oma relvaga reis. Ja 5 turniiri võitja on selgunud, kui Egert Haller jääb alistamatuks ka finaalis, võites siis Sven Kaldre tulemusega 5-3. No kõigepealt Egert, palju õnne ja mis tunne siis võitja olla on? Aitäh ja võit on ikka hea tunne, nagu alati, aga eriti sellises südamelähedases asjas nagu viskamine, kus ma võtan kus ma ütlen, et ma võtan seda nagu isiklikult, et hea ikka Rapla poistele ära panna, et kui 5-5 ei saa jagu, siis vähemalt siin midagi ei näppude vahele. Sven, mille taha see finaal ikkagi siis täna jäi? Ma arvan, et ikkagi see lobisemine, mis ta seal 4. miinuse peal mul hakkas kõrva ajama, et võib-olla see natuke kergelt segas ja sinna kahjuks jäi, aga ütleme nii, et Egert on hea viskaja, nii et pole mingit niisugust tohutut kibestumust hinges. Sellega on kõige kõvem viskemees selgunud, kui tšempioni tiiter läheb Egert Hallerile, kes siis osutus turniiril osalenud 8 mängijast kõige paremaks viskajaks. Ja selline ta saigi mängumeeste korvpallisaate esimene hooaeg. Täname kõiki, kes te meiega olite ja hoidsite Eesti korvpallimaastiku kaadritagusel silma peal. Mängumehed soovivad mõnusat suvepuhkust ja uute kohtumisteni juba järgmistes korvpallilahingutes. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee